Tänane võitja Peeter Tarvis finiši järgses otseintervjuus ütlesid, et äraminek toimus kusagil 10 kilomeetri kandis. Räägi nüüd asi natuke üle, kuidas see täpselt toimus? Jah, alguses olin kohe üsna ees ja vedasin siin suusaradade peal ka suurem osa ajast ning läksime läbi tunneli ja enne seda Linnamäge olin siis ees kogu aeg ning Linnamäe tõusu peal siis vajutasin vähe tugevamalt ning siis jäigi Taavi Kannimäe jäi veel mulle tuulda. Sõitsime siis koos kuni Siplasemäeni. Seal oli siuke üles-alla paremale vasakule siuke tehniline ning märkasin, et siuke väike vahe jäi sisse ning sealt juba sirgematele teedele jõudes siis nägin, et vahe on piisav, et ta ei saa mulle kohe järgi ning panin siis juba täiega ja ei olnud enam seal midagi oodata. Edasi tegin oma sõitu. Kruusa peal panin tugevalt tehnilisemates kohtades, siis puhkasin nii palju või sõitsin niimoodi mugavalt, et ei pannud üle ja ei teinud vigu ja niimoodi see tuli. Tundub, et vorm on hea, kui vahefinišis oli vahe 1.20, finišis 2 minutit ja taga tegelikult ju grupp sai koos tööd teha. Eks nad mõnel määral kindlasti oli neil parem, et kuigi nagu ma pärast kuulsin, et seal oli päris mitu meest, kes ei teinud koostööd ja siis need, kes tegid ka ühel hetkel frustreerusid nii-öelda, ütlesid, et teised võiks ka ette minna ja tõmbasid seal üle tee laiali ja siis tempo seal natuke langes. Ja eks on alati nii, et ees olles sa panedki kogu aeg limiidi peal, taga on see, jälitades on alati, kui et mitmekesi koos, on alati see probleem, et sa hoiad ennast täpselt nii palju, et juhul kui keegi peaks veel ründama, et sa oleks võimeline kaasa minema, et ei sõida nii limiidis kogu aeg. Gerdil on nüüd tegelikult olemas võimalus sarja üldvõit ära võtta, tal on 3 etapil üsna korralikud punktid kirjas, aga ütleme, see asi on nüüd viimase piiri peal, midagi tehnilist ei tohi enam juhtuda. Sul endal on tegelikult võimalik Rakkest tõusta kollast särki, oled selle peale mõelnud? Jah, täna isegi mõtlesin, et kui Rakkes hästi läheb, et siis peaks ma selle kollase selga saama, et see oleks muidugi tore, et ma pole varem seda liidrisärki siin kandnud, et siis kui selle selga saan, kui Rakkes kõik õnnestub, siis on kõik hästi. Teed elu põnevaks, meil on sel aastal 4 etappi oli peetud, oli 4 liidrit. Nüüd 5 etapp ka peetud, aga järgmisel 6. siis võib tulla tõesti sinu sõidu puhul meil uus liider sarjale, nii et sel aastal on põnev hooaeg vähemalt. Jah, tõesti, kui mõnel aastal oli nii, et Austa võttis kohe esimesel etapil särgi ja oligi lõpuni tema seljas, siis tänavu on siin palju vaheldusrikkam see, et neid vangerlusi on siin toimunud päris palju, jah. Viimane küsimus, üks kiire vastus. Kas XXL või põhisõit Rakkes? Räägin Kerliga ka, kumba ta tahab sõita ja tõenäoliselt üks läheb ühele, teine teisele. Ma arvan, et ma sõidan võib-olla põhisõita ja ta XXL, aga võib juhtuda, et vastupidi. Team orders, nagu öeldakse, jah? Jaa, täpselt.